Hi! Piu, pau. Tere tulemast meie vlogi! Kuidas teil läinud? Marti! Täna on siis tegelikult neljapäev ja esimene päev, kus ma tunnen, et on nii külm õues. Ära vingu, inimesed ei tule meie kanalisse sellepärast, nad tahavad näha inimesi vingumas. Nad tahavad mis ma tegelikult öelda tahtsin on see, et õues on täna päris karge, aga mul on hea meel, sest et varsti äkki tuleb lumi maha. Lund tahaks küll juba. The f*** is wrong with you? Nagu kui me sooja ei saa, siis me peame leppima sellega, mis meil on. No ma ütlen ausalt ka, tegelikult oleks parem, kui lumi oleks maas, sellepärast, et siis on ilmselt külmem ja talvel peab olema külm, et oleks natukene taevast. Näeme mõne hetke pärast, kui meie näeme kohe varsti sellisel vahval üritusel, kuhu me lähme nagu pressipäev. Lubasin suure hooga, et me oleme kuskil, ma ei tea, mis kohas, aga ei, me ei ole veel siin kohas. Meil koostas viisime ühed asjad ära ja panin oma jala siis täiesti sinna õue välja. Kes see nüüd vingub? Kas me palun võime võtta hetke ja vaadata neid ilusaid nööpnõelu selle aes, sest et meie autolagi on reaalselt nõeltega kinni pandud, et see kukuks meile pähe. Ei! Ma ei taha vinguda, aga ma tahaksin nagu rääkida teiega ühte lugu. Te tahate, et me saaksime lapse. Nüüd mõtle selle peale. Mõtle, kui pahane sa enda vanemate peale oled, et nad sind siia ilma, just Eestisse, sünnitasid. Ma olen küll oma ema peale pahane praegu. Miks sa võid kaugemale või näiteid? Tegelikult on tore, ma olen leidnud Liina ja kõik särgid, aga nüüd, kui ma mõtlen enda lapse peale, siis ma ei tahaks, et ta sellist asja peaks läbi Kujutad, paljudel inimestel on palju hullemini. Kujutad ette, Alaskal on ka päris kole elada, on ju? On ju? Need inimesed elavad seal külmas. Ja mis USA riik nendega teeb? Saavad Alaskal elamisest palka. Inimestele makstakse Alaskas elamise pärast peale. Toge! Ja nüüd me läheme siis sinna vahvale üritusele. Rohkem, no more whining. We made it. Ma juba vaatan. Siin on enamus tüdrukut asjad. Seleta mulle ära nüüd. Mis see teeb siin? See on Beauty Blenderi hoidik. Ta ei lähe mustaks. Ta on ju niiske. Et see, et ta õhkeks läbi, et ta ei lähe nagu hallitama või nagu saad aru, see on ikkagi švamm, mis on nagu bakteria mustustega. Sest vaata, see tohiga nagu kinnises meigikotis ka hoida Beauty Blenderit. Kui ma reaalselt saaks, nagu ma laseks teil kõigidel katsuda, kui pehme selle veesejakk on. See on tõesti, see on reaalselt. See on nii soos, seda on näha, aga ma arvan lihtsalt. Ma ei näe, kus siin on peegel, kus ma välja näen. Ma olen reaalne hipster välja. Issand jumal küll, kui jube hipster ma välja näen. Ilmse tiiru läksime ikka mööda ja siis tuleme ikka mille pärast. Ma lihtsalt pean. Teime ilusat õhtupoolikut. Tänane päev on läinud nii kiiresti mööda, mida me oleks üldse arvanud. Marti siin, meil ärge pange tähele, meil pesu kuivab. Võitsid või? Mütsi pole peas. It's not that bad. Ma olen sellises faasis, kui me säti oma juuksed korralikult ära, siis ei ole kuidagi moodi. Tuleb heiti kommentaare või? Martil on väga ilus soeng. Ta lihtsalt, ma ei tea, miks talle ei meeldi näidata teile seda. Mina olen pannud endale selga oma vansi. Mina siin teen veel mingid tööasju, kuna meie töö ei lõppe mitte kunagi. Lihtsalt laseme täna veel õhtuni hilani välja ja vaatame, mis meile homne päev toob. Homme päev tegelikult. Meil väga põnev, me peame väga vara ärkama. Nagu väga vara. Cool. Kell on päris hilja õhtul. Liina kuulab mussi, teeb tööd ja selline vaid meil sisse. Ma ei teagi, ma ei tahta segada, aga see on väga vahva. Vaata meest poolt ka natuke näkima samuti. Ei! See on nii tuim töö, lihtsalt sul on vaja nagu midagi, mis haibib üles ja siin kohvi aitab ka. Miks politseinikud väljas igal pool Tartus on, ma ei saa aru? Lonni! I wanna hug a dog. Lonni! Tere, meil on sissetungijad 5. sektoris, palun kas saaksite koerad lahti lasta? I wanna hug a dog. Hommikust korraks viskame siis tegelikult siia ka mõned peostoorid eilsest olukorrast, kus me siis tegime oma tevale sotsiaalmeediat. Niiviisi, eile õhtul oli meil niisugune conversation siin kahekesi. See algas sellest, et ma olen tegelikult tükk aega juba rääkinud, et ma tahan... Saad lihtsalt üksinda reisile minna. Ja mõtleme läbi seda kompromissi, kuidas me saame seda niimoodi teha, et meil mõlemal oleks tore olla. Ja Liina käis välja kompromissina ühe eesmärgi. Nii et me peaks võtma koera selleks ajaks juba talle. Ja sellepärast, et muidu ma olen üksi, nagu 2 nädalat üksi. Meil on tegelikult jäänud siin veel üsna vähe aega, kuni meil tulevad sõbrad külla. Sina pead minema pessu veel. Ja me nüüd vaatame ainult koera videoid ja pilte ja asju siin. Ma siin kirjutasin juba ühele oma sõbrannale
sõbrannale ka, kellel on piiglid, sest et üks koer, kelle peale me mõtleme, on piiglid kindlasti. Loomulikult, kui te olete tuttavad, teate äkki mõnda piiglikasvandust, siis jätke alla link. Ma vaatasin kõik varjupaigad ka läbi, aga neil ei ole väikest nagu kasvukoeri. Me muidu võtaks varjupaigast, aga meil on see, et kui me oleme korteris, me oleme kogu aeg liikumises, siis me ei saa võtta endal nagu suurt koera, mis tõttu on natuke kurb. Igal juhul me siin keskendume nende asjadele. Sina oled pessu minema. Ja lähen kohe. Nii et interesting times ahead. Me mõtleme tõesti koerte peale. Tegelikult ma jõudnud oma jutuga lõpuni, kui keegi teab veel mõnda nagu tõugu, mis meil äkki 2 silma vahele on jäänud, mis sobiks väga hästi nii-öelda siis korterisse. Keda on esiteks hea kaasus vedada. Teine asi, mis me võtsime, oli Prantsuse bulldog. Kes tahab meid aidata koertega, loomulikult kommentaarides. Me loeme kõik teie kommentaarid läbi, ootame ära, mis on teie arvates võiks olla meile kõige sobilikum koert. Nad on nii nunnud, ma võtaks kõik ära, aga lihtsalt ma tean, et see oleks nagu piinamine neile meie korterisse. Ja me peame korteri omanikuga ka veel läbi rääkima selle. Kui te peaks seda vlogi vaatama. No nii! Ma ei tea, kas ta vaatab meie vloge. Ära vaata. Fun facts with Liina, mul on sulle küsimus. Nii. Kas sa teadsid, et Winnie Puhh on naine? Winnie Puhh. Jah. Nagu see multiga tegelane Winnie Puhh. Jah, on küll. Näe Brigitte story'st. Ma ei näe ju. How old were you when you found out Winnie Puhh was a girl? Winnie the Pooh is not a boy, she's a girl and she's from Canada, not England. The more you know, jälle õpite midagi uut meil siit. Infonupul on küsimus. Kas sa teadsid, et Winnie Puhh on tüdruk, mitte poiss? Davai. Meil on probleem. Meil on probleem. Meie kutsika probleem on, jah? Ei, meil on see probleem, et vaata, me käisime reisil, on ju. Ja probleem on selle, et ma nüüd ajan nahka. Ja see ei ole üldse tore. Vabandage mu märgasid juukseid, ma näen välja nagu koer. Aga probleem on selles, mu nahk on nii kuiv. Ma olen käinud läbi, ma arvan, et ma ei tea mitu kehakreemi. Mulle ei meeldi, et kehakreemid on liiga siuksed, nagu paksud. Nad on hästi nagu rasked. Ja mul tahan asju, mis nagu kiiresti sisse imbub. Ja siis ma panen, lõpeta ära. Või sa võid süüa seda maitse. Otse kookosõli niimoodi või? Kookos, mulle meeldib täiega kookos maitse. Mine pekki, see on nii hea. Oh my god, ma lähen võtan lusika. Ei, Martin, meil on vaja toidu tegemiseks ka. Ma ühe lusika täiega võtta. Kui sa võtad lusikad ja siis ta alguses tundub nagu niuke nimelik mingi, siis ta tekitab sinust selle sooja niukse palmise tunde, sa tunned sealt palmi all. Sa oled nii veider, lõpeta ära. Mida mina teen? Forever ma panen endal kookosõli siis nagu kehakreemi asemel. Samamoodi ma kasutan ka kookosõli endal juuksevaskina. Tead, kuidas ma kunagi tegin, et ma panin ööseks kookosõli pähe nagu meeletult palju juustesse. Siis ma panin vannimütsi pähe ja piini veel ööseks pähe, sest siis see on hästi soe. Not big by monkeys, jah? Mulle meeldib, et see on nagu igatpidi vegan, sellepärast et hästi paljud kookosõlid on korjatud nende ahvide poolt. Ehk siis nad kasutavad nagu loomtööjõudu. Mis mulle ei meeldi. Põhimõtteliselt what's the point on see, et ma olen tükk aega otsinud kookosõli, mis on fully vegan, nagu 100% vegan, kuna ilmselgelt kookosõli iseenesest sellel ühtegi nagu loomset toiduainet asja sees. Aga see, et see ei ole nagu ahvide poolt. Sellepärast ongi see ahvi pilt siin. Jah. Nii et me kõik eelmised kookosõlid, mis me oleme astunud, sa ei oleks tahtnud süüa, jah? Prolli küll jaa, aga nagu ma isegi ei teadnud seda, ma olen nagu mitte haritud selles osas. Aga kui ma nägin, et siin oli 100% vegan peal, siis ma olin mingi, mis asi see on? Fokusseeri vereve, näed, monkey pilt on ka peal olemas. Nii et kõik palun, kes te tahate ja hoolite loomadest, siis oska ainult seda kookosõli. Siis organic coconut oil, Golden Sons. Aga nüüd ma näen, kui me tuleb Ketel ja Lauri tulevad külla. Tulge sisse. Me oleme nii koduselt riides. Mul on mingid pehmed sokid ja asjad alas. Siin ka, aga Lauri feelis like dressing up. Vaata, kui mehed panevad turtlenecki selga, siis kohe... Mul ei ole turtleneck. Sul on isegi krae, vaata veel, on ju. Mul neid päevi, kus mul on oht, et ma ennast ei tee nii vähe. Ma naudin neid päevi, ongi pühapäeva riietused, paned kampsuni selga ja... Aga rääkides riietusest. Jaa, üks kala. Üks asi meil on maha jäänud. Miks see särk on meie käes? Paarde jahist saadik. Infonupul on videole link. Mis sest, et te olete niikuinii kõik seda näinud, seal on nii palju vaatamist. Me hakkame nüüd süüa tegema ja Kettel hakkab mind ühendamast, et me oleme kunagi teinud sükest asja. No tervist! Meie siin teeme süüa, me hakkame tohvut praadima. First up, õli. Kokosõli on kõige parem. Ma juba eelnevalt rääkisin Kettelile ka vaata, kuidas ma eelnevalt panin mingi igale poole endast Fun fact on see, et ma olen mingi, okei, Liinal on raudselt mingisugune lambi, mul on kodus ülihea kokosõli, tõin enda oma ka, siis see on sama. Meil on sama reaalselt. Praegu esimeseks me veitsa unistame tofu ära. See läheb hiljem koos juurikatega kõik kokku ja nuudlid ja sükke veitsa hiinapärane hoisin kastme värkidega. Esimest korda kuuleb, mis see on hoisin kaste, aga
Liinast palju targemaks täna. By the way, sama kookosõli läheb ka ilumessile, nii et nad teevad seal igasugu põnevaid asju. Siis jäkake neid 12 kuni 14 oktoober ka ilumessil kindlasti välja. Mina lähen ka 12 oktoober ilumessile, kes tuleb siis, tulge sinna, saame seal kokku. Mina lähen 14, ma olen juuksurite võistlusel õhtujuht. Nii et kõik tulge. aga sina? laupäeval lähen. Vaatame, kuidas ma hostin või? Ei nagu vaata, meil on ära jaotatud, mina lähen reedel, siis Ketel läheb laupäeval, siis sina lähed pühapäeval, meil on kõik nagu võrdselt. aga mina olen siis see, kes ei pea minema mitte kuskil, ma saan kodus passida. Sa tuled reedel minuga kaasa. meil on siin olemas kohvi, siis meil tuleb mingi vahvleid hakatakse tegema. põhimõtteliselt põhiline on see, et ahvid teevad süüa. Ahvid ei tee süüa, ma just enne rääkisin pikalt nagu, et see on see kookosõli, millest nagu ahvid ei korja seda. Tofu nüüd sinna peale. Tofu on meil valmis saamas, me tõstame tofu ära, nüüd me paneme pannile sibula ja küüslaugu. ja kõik porgandi ja kõik muu. See filmimine ja samal ajal tõstmine vist ei tule korraga nagu väga hästi välja. Food is ready. see on muidu kõik saab kurjaks. Meil on vaja taste testi ka. kas sa tunned seda kookose maitset siit läbi ka või? Ma ei usu, et seda tunda on päris. aga mina tahaks tunda. mis te meile tegite siis täna, rääkige meile see kõigepealt ära. meil on siin tofu, meil on siin porgand, meil on siin suhkurhernes, meil on sibul Küüslauk. aga paneme sellele dishile nimetuse. Siuke kerge wok. pühapäeva pärastlõuna. kas me paneme alla description'isse ka? Kui Kettel on nõus seda retsepti jagama. ei, kui see on hea, siis me paneme alla description'isse mingisuguse. täpselt selline maitse, nagu ma iga päev kodus saan. kas sa tegid selle toidu või? täitsa mõnus on. mina tahaks vürtsi ka siia, aga ma tean, et Liinale ei saa vürtsi panna. mida me Lauriga tegelikult natuke arutasime, see oligi tule edasisi plaane. ja üks plaanidest on tegelikult teha ka tüdrukutele tänu süüa, sest et nagu ma ei tea, kas te kuulsite just. hetk tagasi ma vaatasin, mis on nagu meie viimase 9 kuu datat vaatasime üle. kõige populaarsemad videod on siiski need, kus on meil tüdrukud. peame teile eraldi saate sinna tegema, kus te saate nagu saame vaadata, kuidas meid ei vaadata. tüdrukud vaatavad kõik. kuule, aga nüüd nommime edasi, ma ei viitsi süüa. Ja, sa ei viitsi süüa või? ma ei viitsi rääkida. ma tulen siia rääkima täna. Lõpeta ära nende Nublu referentsidega. sööma täna. A few moments later. Valesti teid, siis ma tõmbasin kõik selle maha ja mossist tema ajada. See Sims oli life nii is sad. hard. See oli nii sad. Liina räägib oma geimerelust, jah? Üritasin täiega mehi saada seal, aga mitte ükski normaalne mees ei jooksnud majast mööda. mida see Liina teeb, ma saan aru, et mina käin ja mängin Fortnite ja mingi käin ja tapan inimesi nagu Liina, meesed, ma üritan mingit mehi saada. aga mul on nagu see vaata, et oma meest päriselt ei ole nagu kodus nii palju ja siis ma tegin nagu pere, et mina ja Lauri ja siis ma saan temaga rohkem koos aega veeta. ma veel sinna kaudu ei ole läinud õnneks. aga mis meil juhtus vahepeal, me tegime podcast'i, näed, podcast on seal arvutis, minu meelest oli väga vahva. väga vahva, ma võiksin vabalt veel teha siukest No, asja, jah. me võiksime kuradi sama asja teha. tead, mis me võiks teha või? kas me laseme neil jätta oma järgmise podcast'i külalise jaoks siiasamasse küsimusi alla või? on hea mõte, jah? meil järgmisesse podcast'i tuleb külla Sydney, nii et ükskõik, mis küsimusi teil on, jätke siia alla kommentaaridesse ja kui sa leiad mingi küsimuse, mis sulle väga meeldib, pane like, siis me näeme, mis kommentaarid või need küsimused tõusevad sinna ülesse rohkem. tõmbame meie siit kohalt ka otsad kokku. Pole teinud oma juukst ära täna, aga okei. Lauri ei tohi näha, vaata. Külla, siis nii. aga me lõpetame siin vlogi, ma loodan, et teil oli meiega lõbus ja nagu te teate, siis meil on väga palju asju teha ja näidata teile ja me oleme väga elevil kõikide asjade juures. Fun times ahead, auf Wiedersehen. Marti, sa ei saa lõpetada Fiderseniga vlogi. Wiedersehen. Ei, mis? Ma ei tiisuka seda vlogi enam. Bye! Aja, sa korrust mu kõrvust. pane nüüd kinni ka see. ei siit. Oota kinni.